Ja läksi siis mehed juuniorid 3000 meetri jooksjad. 405 joostmonek Lärt Vike, 372 Elari Tõnström Sagala, 403 Taavi Ilki Vike, 287 Mart Menders Tallinna Sporditumi, 300 Aleksandr Kasinets Kalev Sillamäe, 402 Risto Põlluste Vike, 353 Karl Mäe Altius, 301 Anton Salinin Kalev Sillamäe, 306 Raimond Voolaid sportkeskus.ee, 348 Marte Keleväe Läänemaa kergejõustikuklubi ja 400 Karl-Martin Saaver Vike. 3 kuus, hästi. Ja on pooled siis praegu seda pulgat juhtimas, kui kõik näeb ühes grupis koos peasti vähe liikumas. Raimond Voolaid siis ikka kõige ees, kui ringid järjest veel vähenevad. Noorte hüppes on jäänud kiiresti jõudnud viimaste katsete kätte ja seis on seal siis selline, et Kristjan Metsla juhib 212 meetri ja 31 sentimeetriga ja seda taha käisid Kalev Tartu Kalevist 11 meetri 20. Vabandust, tema seda taha on Grete Urmas 11 meetri 23 sentimeetriga ja temast 7 meetri lehma tulemusega teiseks Adajaad siis. 3000 meetri jooksusega Järves liider, Mart Mender asus nüüd siis seda ikka rivi vedama teisel kohal ja jooksma praegu ka Taavi Ilki. Ja teist kohta hoideb Grete Urmas on poolt rajanud oma viimaseks soorituseks. 39 kilomeetrit. Kiiride jääb 11.23 ja nüüd pole enam muud teha, kui oodata reisid Kadajani katset, et teada saada oma lõplik koht. Tempo on sama kogu aeg. Mender ja Taavi Ilki siis tuli 2 esimest juba 2 viimast ringi. Kolmandal kohal joosmas Aleksandr Kasinets. Kadajani hüppe õnnestub, läheb mõõtmisele, pakutavaline oli ideaali lähedane. 39. Jooksma hakata. Ja 11.40 ning teine koht selles võistluses ja Kristjan Metsla juba võitjana oma viimasel katsel. Poolvõistlusmaad on siis 3000 meetri jooksjatel läbi ja kui järgmine kolmele finišijoone saadakse
seitse ringi veel distantsi lõpuni. Aga pikemaks venima ja Mark Mendel siis Taavi Kilgi oma juures ringamas Aleksandr Kosinets niimoodi minnakse kui 6,5 ringi veel finišini joosta. Hüppevõitu tulemust see viimane katse ei muutnud, selleks on 12.31 ja võitjaks on võisitaja Krister Metsa. Anna minna. Meesjõudade teemase hüppes on hüpped kõrgusel 4 meetrit tänaseks läbi. Ja milline on seal siis seis? 2 sportlast ei ole veel alustanud, teevad seda järgmisel kõrgusel 10 sentimeetrit, kuid 4 meetrit ületas 3 võistlejat ja kokku on siis konkurentsis 5 võistlejat. 5 ringi nüüd juba läheb, siis pole 1000 meetri jooksjatega läbida ja Mark Mendel, Taavi Kilgi, Aleksandr Kosinets on siin eesotsas, nüüd liikub sinna seltskondaga Karl Mäe ja samas on ka Enari Tõnström vaadust, nii et 5 esimest siis praegu nimetatud, et tegelikult oli siin grupis veel 2 meest lisaks. Mark Mendel, Taavi Kilgi, Aleksandr Kosinets, Karl Mäe, Enari Tõnström, 4 esimest. Või 5 esimest õigemini siis praegu väga jooksmas ja Mark Mendel sisuliselt suurem osa jooksust on siis ringi eesotsas. Meil on Maakaris kõrvuti ja 4. seltskondaga siis eest ära. Mark Mendel, Aleksandr Kosinets, Taavi Kilgi ja 4. seltskondas, kes oli Karl Mäe. Ringi jääb siis lõpuni, kui otsustas Aleksandr Kosinets Eesti eest purma panna ja suure tõenäosusega püüdmatult, kui ta lähevad midagi sassi ajavad ja juba finišeerimas on, aga püüakse kellast ja see kuusi tuleb veel joosta. Võite, Taavi! Aga ei, juba Karl Mäega ja Taavi Kilgi ei ole loomunud Taavil medalimäärades tänastes jooksus ja 8 siis sellest võistlusest kõveda ja pronksi sai Karl Mäe ning pikalt juhtinud Mark Mendel ja lõpetama siis leppima 4. kohaga. Vali. Nüüd ma olen sinutada.
teosõppes alustas võistlemist Raul Rikken ja elukalt võrdlusel 40 sentimeetrit. Veel seda tulemust ei